Tere kõigile elustiilisaade TV3-s, mina olen Mark Anatoli Ein. Jatkub uus hooaeg ja praegu me oleme Eestis, Tallinnas, kus toimub Tallinna moenädal, Tallinn Fashion Week. Disainerid näitavad oma kollektsioone nagu alati, räägime külalistega, disaineritega ja naudime moisaid hetki. Alustame kohe praegu. Tallinna moenädal ja meiega koos nagu alati ainult suured staarid. Meisi Vol, tšau! Tere ja mina kõige suurem staar muidugi. Milline on õhkkond täna siin? Sa kindlasti tead. Väga hea õhkkond on, väga kihvt, kõik vaatavad üksteise outfit'e, teevad komplimente, kõik räägivad ainult positiivseid asju, sest kõik armastavad moodi. Me näeme täna Siret disaini, kellel on siuke Araabia maadest inspiratsiooni saanud kollektsioon. Siis on imeilus Amanieda Broodi kollektsioon. Katrin Kuldmaa on tõesti õitsele löönud. Tema järel siis on tulemas bränd number 8, kes on alati selliste ilusate Pariisi mõjutustega olnud ja Mammu Couture, kes on pidevas muutuses ja arengus. Siis on Sibyl Mask, kes on siis peeglitest inspiratsiooni enda sissevaatamise kollektsiooniga. Ja tänase päeva lõpetab Noora Eil, kes on suurepärane igasuguste põnevate kihtide ja kangastega mängija. Sinu soovid moe, soovid kogu Eestile? Rohkem ilu ja positiivsust nii moes kui ka eraelus. Tallinn Fashion Week ja ainult suured staarid meiega koos nagu alati. Tšau, tere õhtust! Tere! Kuule, nii tore siin näha. No super! Esimene avapauk sai juba antud, eks ju, Siret disain, Katrin Kuldmaa, nii et väga-väga äge on olla. Tallinn Fashion Weekil on alati see, et sa võid oodata, aga siis sa üllatud, on ju. Isegi sa mõtled võib-olla, seda disainerit ma ei tea, aga vaatad niimoodi, et vau, väga hea tase kogu aeg. Sinu soovid moe, soovid kogu Eestile? Katsetage, kandke värve ja embrace who you are. Praegu on meiega koos Siret disain. Tere õhtust, tšau! Tšau! Kuule, nii tore siin näha. Kuidas sulle meeldib üldse siin olla, osaleda uuesti? Väga võimas, energia on hästi võimas, ülilahe on. Õhk on kuum, tunda on eksootilisi, tropilisi vaibe ja väga kihvt on ja kuigi õues saab vihma, aga toas on hästi siuke tropiline õhk küll. See on Araabia teemadel, et see on sellest Pärsia lahe, aga mitte nagu nende rahvariided, vaid rohkem nagu nende see selline salapära ja mystery ja millised need Araabia naised on, need on sellised nagu salapärased, hästi graatsilised, hästi delikaatsed, et ma tahtsin nagu seda siia kollektsiooni, mitte nagu nende rahvariideid. Teie soovid moe, soovid kogu Eestile? Olge hästi stiilsed, tundke ennast fantastiliselt, pange kõige võimsam lukk selga, mis teil üldse on, minge seiske peegli ees, kuulake muusikat ja mõelge, et oh yeah, I'm so awesome. Ja olge meiega koos TV3. Tallinn Fashion Week jatkub. Anu Saagim on meiega koos. Tšau! Tšau, Purnjau! Kuidas sulle meeldib üldse Tallinn Fashion Week? No väga meeldib ja hakkab aina rohkem meeldima. Vahepeal oli natukene väike tagasipööre, on ju, mäletad, väike skandaalikene oli. Aga see skandaal andis nagu sellise uue tõuke, uue jõu. Mina olen muidugi Noora Eili jaustaja, nagu te näete juures olevalt pildilt. Et mina toetan neid hästi kõvasti juba aastaid ja miks? Sellepärast, et nad suudavad isegi minusugust primadonnat üllatada ja nad suudavad üllatada ka nii, et ma tahan päriselt neid asju selga panna. Nagu ma olen juba öelnud, ärge olge kurjad, ärge olge kadedad, ärge olge kättemaksuhimulised, olge lihtsalt rõõmsad. Et Anatoli, sina oled üks vähestest inimestest, keda mina näiteks olen näinud, kes ei kurjusta mitte kunagi.
minu meelest sa ei oska isegi vihastada. Sul see elu on nagu lill sinu jaoks ja võtke eeskuju, palun võtke sellest inimesest eeskuju. Ma tõepoolest imetlen sind ja täiesti siiralt. No tead, me oleme sinuga lilled ja siin on üldse moe maailmas on suur lillede bukett. Olge meiega koos TV3-s! Tallinn Fashion Week ja Tallinna moenädal jätkub ja meiega koos on bränd Amaneda ja Katrin Kuldma. Tšau, tere õhtust! tere! Kus kohas inspiratsioon ja kindlasti palju aega läks ettevalmistuseks? No jah, eks ju selle taga on ikkagi terve elu, et ma siin viimasel ajal räägin sellest, et me oleme koostanud oma mudelite andmebaasi, digitaalsete lõigete andmebaasi 1500 lõiget, seda ei tee 3 päevaga ära, eks ju. Teie soovid moe, soovid kogu Eestile? Ma väga tahaks, et Eesti stilistid, Eesti disainerid loobuksid kasutamast polüestrit. Tallinn Fashion Week jätkub ja nagu alati ainult suured staarid on meiega koos. Natalja, tšau! Tšau, kallis! Kus kohas see imeline look ja palju aega läks täna ettevalmistuseks? No ma sättisin täna tegelikult suhteliselt kiirelt, sest mu ema on väga hea meikar. Pats oli juba valmis punutud. Ma arvan, et tegelikult kokku läks kuskil mingi 3 tundi tegelikult ainult. No nagu ikka, olge ikkagi üksteise vastu sõbralikud, heatahtlikud, aga ärge unustage iseennast. Ja olge meiega koos TV3-s. Ikka. Elustiilisaade jätkub TV3-s, me oleme Eestis ja see on Tallinn Fashion Week. Katrin Pihela, tšau, tere õhtust! Tere jälle! Kuidas sulle meeldib Tallinn Fashion Week, milline õhkkond siin? Nüüd ma tulin just Riiast, kus sinagi olid, on ju, ja nüüd mul on hea 2 projekti võrrelda. Mulle meeldib kodus rohkem ikkagi. Aga mis tähendab üldse Eesti mood? Mis tähendab Eesti mood? No meil on väga tublid, ägedad disainerid, kes pakuvad seinast seina tooteid nii igapäevaseks kui pidulikuks päevaks. No varsti juba järgmine show ja tahaks teada nagu alati sinu moe soovid kogu Eestile. Rohkem värvi ja vormi. Ja olge meiega koos TV3-s! Tallinn Fashion Week, Tallinna moenädal jätkub ja järgmine moepeatus on bränd number 8, aga meiega koos on Svetlana Puzereva. Tšau, tere õhtust! Tere, tere! Milline üldse täna siin õhkkond, atmosfäär? No tegelikult meil oli hästi närviline tagant backstage'il, et ma ei oska öelda, kuidas oli saalis. Meil oli väga vähe valgustust tegelikult ja mõned asjad läksid nii nagu me ei olnud planeeritud, aga läks nagu läks, jah. Ma arvan, et meil võttis umbes 3 kuud aega ja me seekord ikkagi ühendame aastakümnendaid ja kasutame seda, interpreteerime modernsemalt omamoodi pillbox hat, seda tableti mütsike, mis on meie juba ikooniline esse ja meil on väga palju triipu seekord ja kindlasti pits, mis on rohkem ja rohkem avab suve poole ja pitsilised asjad. Kuidas leida oma stiili? Ma arvan, et peab eksperimenteerima kodus ja vaadata peeglisse, kes on sina oled. Et sa vaatad peeglisse ja tunned, kas see on sina või mitte. No kui te vaatate endast peeglisse, siis armastage iseennast ja kindlasti tulge meie juurde ateljeesse, et me kindlasti leiame teile väga-väga ilus kostüüm. Tallinn Fashion Week, Tallinna moenädal, Mammu Couture ja Maria Tammiorg meiega koos. Tšau!
Tšau, Anatoli. Palju aega läks ettevalmistuseks? No ettevalmistused hakkavad umbes aasta peaaegu ennem juba osatest asjast, sest mantlid ja kõik see tootmine, mudelite väljatöötamine. Aga inspiratsiooni, ma ei tea, ma lähen alati sügiseks natukene nooti. Et mulle meeldib selline mustvalge, mulle meeldib seksikus, mulle meeldib konkreetsus ja ma ei häbene seda näidata, nagu sa nägid sellest alguse muusikast. Kollektsioonis on läbiv element, on selle seeliku osa, ülemine osa, mis siis tuleb ka välja tegelikult pükstes ja väga palju teistes toodetes. Paljud asjad on kombineeritavad, nagu näiteks see korsett ja see seelik, et sa saad neid eraldi nagu kanda. Kangad on, meil on Jaapani kahepoolne krepp, meil on lina, mitte linased, vaid viskoosist, et erinevad materjalid on, aga alati nahasõbralikud. Sa kindlasti tead, kuidas leida oma stiili. No see tuleb tegelikult läbi aegade, see kujuneb välja see enda stiil. Sa hakkad nagu järjest mugavamalt mingisugused stiilis, sa katsetad. Meil kõigil on olnud perioode, kus meil on juuksed kreisid, erinevad värvi, pikkused, laiused, mis iganes perioodid teismised, aga see tuleb läbi elu, kus sa jõuad lõpuks selle oma stiilini ja siis sa selle, ma ei saa sulle öelda, et ole selline, sa pead ise tundma selle lõpuks enda selle sees ära. Sinu soovid moe, soovid kogu Eestile. Tulge Mamma Kultuuri. Ja olge meiega koos TV3-s. Mida rohkem seda parem. Tallinna moenädal jätkub ja see pole veel kõik, mis me saime teile täna näidata. Praegu teeme ühe stiilse pausi. Olge meiega koos TV3-s. Stiilisaade ja Tallinn Fashion Week jätkub ja kohe saame teada, millised päikeseprillid ja prilliraamed on moes uuel hooajal koos instrumentaariumiga. Ja nüüd jagan peamisi trende ja tendentse, mis on alati moes. Nagu te teate, trendid muutuvad, aga klassikaline suund on alati moes. Massiivse kujuga, plastiklaasidega ja tumedavad päikeseprillid. See on ideaalne valik reisimiseks. Päikeseprillid on uuel hooajal muutunud väga nurgeliseks. Igapäevaselt ja ka tööpäevaks valige elegantne nurgeline vorm. See on viimaste hooaegade üks peamisi moesuundi. Ärge unustage, et instrumentaariumi esinduses aitavad stilistid ja optometristid valida just teie näole ja välimusele sobivad raamid. Peamiseks trendiks, mis teile alati sobib, on mitmesugused erinevad tooded erinevatelt kaubamärkidelt. Kokkuvõtteks on moes geometriline mäng, erksad värvid, ümmargused ja peenikesed prillid ja kindlasti mida rohkem, seda parem.
Tallinna moenädal jätkub, räägime külalistega ja staaridega. Tšau, tere õhtust! tere õhtust! Nii tore siin näha, uskumatu outfit. Räägi mulle rohkem, kust kohas imeline look, palju aega läks ettevalmistuseks? Ettevalmistus oli tegelikult kiire, sest see imeline Marimekko kangast tuunika oli juba valmis. Keda sa oled juba näinud või keda sa veel ootad sinu lemmikud? Täna mulle tegelikult väga meeldis bränd number 8 ja ma nüüd ootangi Siret disaini ja vaatame, mis on pakkuda Sibylle Maaskil. Aga kindlalt nagu lemmikut, ma ei oskaks sulle kohe niimoodi välja öelda, et igal ühel on kuidagi oma joon ja stiil ja sa leiad ikka sealt ridade vahet selle miski, mis tekitab siukse ha-efekti, et ma ei ütlekski sulle ühtegi nime. Sa oled mu ekspert, sa kindlasti tead, kuidas leida oma stiili. Ja ma tegelikult mõtlengi seda, et just üsna äsja tuli minu ellu selline tore ütlemine, et me kõik sünnime erakordsena, ainulaadsena, et ära sure kopina. Et see on tõepoolest see, et vahel me tahame kangesti kellegagi sarnaneda, aga tegelikult meil kõigil on see oma miski, mis meile rohkem meeldib, mis on see sinu joon, et võib-olla ongi see sitt, see sats, võib-olla on taaskasutus, võib-olla on tõesti nagu trendid täpselt see sinu joon, et tegelikult kui igaüks jõuab sellesse küpsusastmesse, et ta säilitab oma näo ja sellise oma isikupära, tegelikult see on see, mis kõiki võlub ja ma arvan, et ka naeratama paneb. Ja olge meiega koos TV3-s! Tallinna moenädal jätkub, aga meiega koos on kallis Anna-Maria. Tšau, tere õhtust! no tšau. Kuule, nii tore siin näha uuesti, sa oled nii stiilne, nii nagu elegantne. Räägi mulle, kust kohas imeline look ja palju aega läks ettevalmistuseks? Nii, seekord ma otsustasin, et kuigi ma austan väga Eesti disaini, siis lähtun hoopis vintage moest. Mul on täna Donna Karan New Yorki kleit, mis on leitud järelturult. See imeline kotike on Paavli kaltsukast ja kingad on minu oma kapist, nii et kui väga tahta, siis leiab tõelisi aardeid ja ütleme, see outfit on nii umbes 10 eurot. Sinu soovid, moesoovid kogu Eestile? Ma soovingi seda, et kohe on tulemas jõulud, aastavahetus, pidude hooaeg. Ma tean, et on majanduslikult rasked ajad. Kõik ei saa endale seda imelist Eesti disaini lubada, mis on siiski üsna krõbe kallis. Minge sukelduge teiegi second-hand poodides, vaadake jaga.ee-s. Te leiate sealt tõelisi pärle ja võite ennast ikka kaunina tunda. Tallinn Fashion Week, Tallinna moenädal jätkub, tere õhtust! tere! Palju õnne, uskumatu kollektsioon! Tunne on imeline, et rõõmus ja natuke kurb samal ajal. Et väga-väga tänulik kõige eest. Ettevalmistusi alustasime tegelikult palju varem kui eelmisel korral, aga jälle natuke aega naapib, nagu igal korral. Aga milline on kollektsiooni sõnum? No sõnum on tegelikult selline, et iga naine, kui ta hommikul vaatab peeglisse, näeb ise ennast, ükskõik siis, mis ta endale selga paneb, et lõppkokkuvõttes me oleme ikkagi kõik need, kes me oleme, et peegel on peegeldus sinust endast. Tahaks teada teie soovid, moesoovid kogu Eestile? Võib-olla kanname, ütleme, et ärme nii väga karda seda musta värvi, et must on tegelikult väga ilus. Tallinna moenädal jätkub ja nagu te teate, ainult suured staarid on meiega koos. Tere õhtust! Tere õhtust! tere õhtust! Milline on täna siin õhkod? No väga põnev, inimesed on ikkagi vaeva näinud, et ennast sättida ja riidesse panna just nimelt teistmoodi kui igapäevaselt. Nii palju erinevad disainerid ja nii palju erinevad trende, võib-olla teie lemmikud disainerid või keda veel nagu ootate täna? Mina ootan Nora Aili, mis peaks kohe hakkama ja lemmikud on loomulikult ka Siret ja Mammu. Et Mammu oma romantikaga ja Siret oma eksklusiivsete pärlite ja tikanditega, et väga hea. Ma soovitan kanda palju värve, olla julge ja kanda südames armastust. Ja kombineerige kõike seda, mis teil ka kapis juba on olemas, et võib-olla ühest väikesest detailist piisab, et jälle tunda ennast nagu värskena.
ja see on Tallinn Fashion Week ja ainult moeeksperdid ja moestarid on meiega koos. Kristina Heroda, tšau! No tšau! Kes on nagu sinu lemmikud täna või homme näiteks? Oi, ma jumaldan Svetlana Pussarjovas bränd number 8. Täiesti geniaalne disainer. Kuidas ta tunnetab figuuri, kui ta paneb ühe väikese voldi, see teeb sinust kuninganna. Ta on lihtsalt uskumatu. Ja Mammu Couture, Maria Tammark mulle meeldib ka. Ja seekord ta on siuke rebel, no täiesti uskumatult. Power naised olid need ei olnud mitte mingid niisama naised. Sinu moe sobid kogu Eestile? Mina ütlen, et talve ei ole selleks, et kanda pakse riideid. Me tuleme õuest läbi tuppa ja siis on meil igavesti suvi ja soe ja hea, nii et kõik miniseelikud, paljastavad kleidid, pange kasukas peale ja nautige lihtsalt seda, et on mitu hooaega korraga. Tallinna moenädal jätkub Tallinn Fashion Week ja üks veel suurem bränd Eestis ja see Norra Isle. Tere, tšau! Tšau! Milline on nagu tunne siin olla Tallinnas? No, see on natuke nagu mängimine koduväljakul, et kindlasti hästi soe vastuvõtt oli, ma olin väga emotsionaalne laval, ja alati ülimalt positiivne. Aga milline on kollektsiooni sõnum ja nimi? Kollektsiooni tegelikult ma jõudsin suhteliselt hilja, võrreldes eelmise aasta kollektsioone, kus on mõtteid olnud juba palju varasemalt, siis selle puhul sellel aasta numbris tulid tegelikult suhteliselt viimasel hetkel, sest lihtsalt elu tuli ja muud keerdkäigud tulid ette, et see kollektsioon on väga selline hingelähedane mulle ja see tuli viimase emotsiooni pealt. Aga sinu jaoks, mis tähendab üldse Eesti mood? Ega nüüd on küll, need aastad on näidanud, et naised on väga julged. Aastaringselt on julged. Et ma tunnen, et võib-olla on Norra Isle selle natukene väljapoole toonud, nii et mille üle mul on ülimalt hea meel. Jäägi iseendaks. Peaks julgema katsetada uusi vorme. Ei ole vaja hakata jalgratast leiutama, võib minna ka täiesti klassikalist teed, et kuidas endal tuju on, et ma ei ole inimene, kes ütleb kellelegi ette, ma pigem võib-olla võin suunata neid. See ongi moemäng siin Tallinn Fashion Weekil. Olge meiega koos TV3! Tallinn Fashion Week, Tallinna moenädal, aga täna see on kõik, mis me saime teile näidata. Jälgige meie Instagrami ja YouTube-kanalit ja veel infot te leiate Lifestyle Baltic uues ajakirjas. Teiega oli Mark Anatoli Ein. Näeme juba järgmisel nädalal TV3-s Elustiili saates.